no tšau, kuidas sul läheb? Vahepeal on selline tunne, et tahaks kõikidele inimestele, kes hõljuvad selle kivikamaka peal kusagil kosmoses ümber päikese, öelda, et kuulete või, oota korra, tuleme korraks kokku, istume selle, teeme siia lõkke nüüd ja istume korra, arutame, mida me teeme, nagu kuhu me läheme, nagu vaata nüüd, oota. ja kõikidel on oluline, et kõht oleks täis, katus oleks pea kohal, aga muidu, kuhu me läheme, mis suunal me oleme? Nagu vaata, peata korraks, vaata, kuhu me suundume, nagu, et mis see eesmärk, kuhu poole, mis see tähendab olla inimene, mis meie väärtused on, mis meile oluline on, mis meile päriselt oluline on. Vaatame korraks 2 sammu ette, kuhu me selle tempoga praegu, kus me läheme, nende väärtustega, nendes tingimustes, mis meid ees ootab. Nagu, et lihtsalt praegu on meie väärtused kuvand, jah, et oleks, et ma näeks võimalikult ideaalne välja. Praegu on meie väärtus see, et saaks sotsiaalmeedias mingisuguseid laike hästi palju ja kiitust, jah, et näidata, et ideaalne elu. Praegu on meie väärtus see, et kui me vaatame inimese väärtust selle järgi, kui palju tal asju on ja kui palju tal raha on, jah. Et siis on äge inimene, kui tal on palju asju ja raha või kui ta on hästi produktiivne. Inimesed vaatame selle järgi, kui produktiivne ta on. Vaata, et praegu see inimkogemus on nii huvitavaks hakanud muutuma siin, ütleme siin 30 aastat tagasi näiteks. Inimesed omavahel juba said suhelda, täitsa teistmoodi oli see kogu see suhtumine. Inimesed on nagu elu oli sees palju rohkem. Nagu oldi nagu rõõmsamad. Vähemalt mulle meenub nagu, et inimesed on nagu rõõmsamad, nagu prostamalt. Ei kardetud nagu teineteist nii palju. Sellist usaldust oli rohkem, sellist nagu elu oli rohkem inimestes sees. Aga praegu veel võtame veel sellega arvesse, et see tehisintellekt ja kui see praegu hakkab järjest rohkem, kui see hakkab iseennast õpetama nüüd, siis see produktiivsus, jah, kui me vaatame selle järgi, mis inimeste väärtust praegu, kui me hindame inimese väärtust tema produktiivsuse järgi, siis meil tuleb üle hakata vaatama, mis see produktiivsus tulevikus tähendab, mis see kasum tulevikus tähendab. Kui arvutid ja robotid teevad kõiki töid põhimõtteliselt või enamus töid kiiremini, paremini, kvaliteetsemalt, kui ükski inimene kunagi seda saab teha. Nagu enamus ja järjest, iga kuu järjest rohkem see osakaal väheneb, kus inimest ei ole võimalus olla enam varsti enam produktiivne selles mõttes. Nagu, et mille järgi me siis hakkame vaatama. No mina teen ettepaneku või vähemalt mulle tundub, et nagunii meid jääb siia sündimus lääneriikides kahaneb ja oluliselt kiirenevas tempos kahaneb, abiellumised kahanevad. Kuna mehed ja naised, kes palju siin neid lapse tegijaid varsti on, mehed ja naised ei usalda, see kohtingu äpid siin nagu nugised panevad siin võõrad omavahel, segavad oma energiaid ja siin et traditsioonilised peremudelid, sellist asja, see osakaal ka väheneb ja need väärtused vähenevad. Nagu väärtused, meie kollektiivsed väärtused sellest lääne tsivilisatsioonis või nüüd see üldse see internet muudab selle asja kõik globaalseks. Polegi vahet enam, kus kultuuris sa täpselt oled. Et väärtused on muutumas, sellepärast ongi, et istume nüüd ümber lõkke rahulikult maha ja vaatame nende tingimuste juures, mis meil praegu on ja mis siin tekkimas on veel lisaks.
mida me tahame nagu, millised me, mis see meie, mida me sihime, nagu mida me sihime, nagu mis see inimeseks, millist elustiili me ideaalis sihime. ja kõik taandub ju sellele elustiilile. nagu mis elustiil täidab hinge. ma näen küll, et tule siin väärtused, näiteks südametunnistus, selline asi nagu, kui on südametunnistus, on oluline asi, mis eristab robotit inimesest. on südametunnistus, et sul on südametunnistus. sul on nagu hingeomadused, sul on südameomadused, sul on kaastundevõime, sul on halastusvõime. sa hoolid, sa arvestad teisega, sa suudad ennast panna teise olukorda, sa arvestad teisega ka. ma arvan, et need omadused siin, need asjad, praegu on, nagu ma enne ütlesin, vaatame selle järgi väärtust, inimese väärtust, tema asjade ja produktiivsuse ja see, mis kuvand tal on ja kui palju tal jälgijaid on. ja et praegu on see selline umbes see, aga ma näen, et nüüd tulevikus võib-olla, kui need asjad hakkavad ära kukkuma, nende osakaal hakkab vähenema, siis asendub see, ma näen, millegiga. ma näen, et need võivad olla hingeomadused, mida inimesed hakkavad väärtustama tulevikus. kui nii-öelda kui palju siit edasi saab veel minna nagu nende väärtustega, mis siin siiani, mis nüüd viimasel ajal inimestest nagu oluliseks on saanud, kui palju siit edasi saab veel minna selle. Kui palju nartsissistlikumaks veel saab minna. ma arvan, et see paat tuleb ümber keerata, selles suhtes teise suunda vahetada. nüüd saime endale, mõtleme, et tulnukad, ei tea, kas tulnukad tulevad kunagi maale. nüüd on, saime uue tulnuka, nagu selles suhtes tuli, palju intelligentsem eluvorm on nüüd planeedil kui inimene. ja ta muutub, ma ütlen, kui see nüüd see teeb plahvatusliku kasvu, see teeb plahvatusliku arengu, kui see nüüd, see üldine arvuti hakkab iseennast arendama, siis see teeb plahvatusliku kasu. ta saab küllaltki targaks, ütleme siis nii. ükski inimene ei küündi enam sinna. siis ei tea, mis edasi. ja vaata, kui sa vaatad, nagu ma ütlen, need inimesed, vahepeal lähed nagu räägid, nagu ma mõtlen avalikus kohas, kas poes või kus iganes, hakkad nagu võõra inimesega, vaata kunagi sai rääkida omavahel ja mõtled ikka nagu räägid, aga sa hakkad nagu vestlust alustad, nagu sõbraga hakkaks rääkima, et ei ole mingisugust, kuule, sa oled samamoodi siin mingi mulla kamaka peal, ma ütlen, õljutasin kusagil kosmoses koos minuga, et mul ei ole, me kõik oleme selles paadis koos, me kõik oleme koos selles, nagu see on, tahad või mitte, me oleme siin, sul on omad rõõmud, omad mured, mul on omad rõõmud, omad mured. midagi me siin teeme ja mingit asja me siin ajame, et lihtsalt ma räägin nagu teise hingega räägid juttu, aga mõni nagu, et kohkuvad ära täitsa, et ei suuda uskuda, et keegi et nii vabalt saab, nii avatud ja vabalt saab suhelda. mõni inimene ikkagi vastab sama energiaga, õnneks veel.
ma ütlen, ega siin 100 aasta pärast kõik, kes siin seda videot praegu vaatavad, vähemalt praegu, selle kehaga ei ole enam kedagi alles, nagu selles suhtes, et võib vabalt kaastunnet näidata teiste inimeste suhtes välja, et ma ütlen, kui sa oled olemas, sellepärast ära muretse, et sa oled olemas, aga mitte selle kehaga lihtsalt. et jah, me oleme kõik koos selles punktres, selles kohas oma evolutsiooniga. Või mis sa arvad? Lõppkokkuvõttes ikkagi, millise elustiili poole me sihime, nagu millist elustiili me sihime, nagu milliseid väärtuseid me sihime, mis on meie jaoks oluline. ja lihtsalt jama on see, et me ei saa, keeruline on kõiki inimesi ühel hetkel istuma maha kutsuda ja arutlema nende teemade üle. Eriti tõenäoliselt ei taha tulla sinna lõkke juurde istuma ilma südametunnistuseta inimesed. Minu arust ilma südametunnistuseta, need on robotid, need on nagu, mis teeb inimeseks inimese, mina näen, et on tema südametunnistus. Ja kui hea ühendus tal sellega on. Teine on lihtsalt teist liiki, teine liik. Täiesti uskumatu asi see eluke meil siin. Segadust on palju nagu selles suhtes, et kollektiivis inimesed on nagu vaata, nagu elu hakkab inimestest ära kaduma. Nagu sellist ähmasust on palju inimestes. Nagu väsimus tundub, nagu inimestes on nagu see kollektiivis nagu väsimus hakkab tekkima juba nagu, et tõmbled ja mis asja. Ma näen, et nagu, et mille nimel sa tõmbled, noh, et mis see, kuhu, mis see, mida, mis see rapsimine, kuhu see nüüd, mille jaoks. Et ma näen vähemalt, et kui vähegi võimalik inimesel on nagu, et hea strateegia, minu arvates hea strateegia praeguses siin maailmas on võimalikult lihtsaks oma elu, nagu lihtsaks selles mõttes, et oleks võimalikult vähe stressi ja võimalikult palju hingerahu, nagu selles mõttes lihtsaks, et ei ole, ma olen pannud endal need Facebookid asjad kõiki, et mul ei ole vaja seda lisaemotsioone sealt või seda müra, ei ole vaja kellelegi midagi tõestada, midagi näidata. Ei, mul see etapp sai läbi tehtud, ma näen, kui palju pinget sellega kaasas, kui palju hingerahu sellega nagu ära läks. Ei ole vaja
ülearu mingeid asju eputada mingite autode või majadega, tähendab asju, mille eest hoolitseda nagu, et ostad endale mingeid hullult asju kokku, siis see vajab sinu elujõudu ja energiat, et selle eest hoolitseda. ja kuigi tihtipeale ei ole neid asju vaja, kellel on mida ma näitan nagu, kellel mis asja, kellele ma tõestan, miks nagu selle nagu, et seda ei ole nagu vaja. et nagu, et asjad oleks võimalikult lihtsalt teada ja paigas, et oleks võimalikult vähe igasuguseid kuskilt nagu laguneks võimalikult vähe, no et ei oleks neid ülearuseid mõtteid, et mõtteid oleks vähem. kui on mõtteid, on nagu neid mõtteid on vähem, siis tekib nagu rahu, nagu hingerahu hakkab sisse tekkima nagu, kuna need igasugused muremõtted kogu aeg, noh, need viivad ära selle rahu. Need muudavad murelikud, toovad hirmu kehasse, mure. Aga kui sul on nagu lihtne, kõik on paigas, kellelegi midagi vaja näidata, tõestada ei ole, kellegist vaja, kellegiga ei võistle, ei taha olla parem, jumala eest ole parem, mul on hea meel sulle. Nagu, et mul ei ole vaja, seda vajadust ei ole. Nagu, et siis nagu saad istud, kuule, kõik on jumala chill. Nagu, et kõik on chill, ma ei, nagu, et ei, ja nagu, et ei taha, nagu see hingerahu on nii oluline. Hingerahu on oluline. ja eriti veel praegu nagu, no ma ei tea, igaüks teab ise, mis tema teeb. Ja siis saab, vaata, kui me väiksed olime, saime oma kujutlusvõimet kasutada, ütleme näiteks, et enne magaminekut sa said fantaseerida ja sul oli seda tühja ruumi, kus sa said fantaseerida, kasutada oma kujutlusvõimet, läksid nagu oma mingisse maailma, said nagu see mõte, kui äge oli, sa said visualiseerida, unistada, said nagu selles, sul oli seda tühja ruumi palju rohkem nagu, aga praegu on neid muremõtteid on vaata hästi palju, kui on vaata inimestel, siis on hästi palju, mida vastutada ja kuskilt kogu aeg nagu igal nagu kuskilt midagi laguneb kogu aeg, siis on nagu need muremõtteid nagu hästi palju. ja siis ei saa nagu oma kujutlusvõimet kasutada nagu seda muidu oleks tore kasutada. ja lastest rääkides nagu sellises maailmas, no mida sa õpetad näiteks, mida sa õpetad oma lapsele, mis oskuseid sa oma lapsele õpetad praeguses maailmas, kui sa vaatad nagu püüad nagu ette vaadata natuke, okei, mis oskused talle kasuks tulevad nüüd tulevikus nagu, et ütleme 10 aasta pärast või 20 aasta pärast. nagu meie omavahelised suhted on nii palju muutunud inimesed selles suhtes, et mehed ja naised, mehed vaatavad, et naised on mõttetud, naised vaatavad, et mehed on mõttetud. Omavahelised mingid suhted, mingid iive kukub kolinal, arvutid, robotid teevad kõik nagu oskavad paremini kõik juba inimesed nagu, et mida sa õpetad oma lapsele, no, et kuule, et nüüd siin tulevik, et okei, mis ma ei tea, mis tal vaja tulevikus on, nagu, et 100 aastat tagasi oli lihtne, oli teada, mis järgmine põlvkond, mis saama hakkab, oli, mis oskused tal tõenäoliselt kasuks tulevad. Said vaadata, said aru, said teada, aga praegu sellepärast ongi hea ümber lõkke tulla nagu, et mida me teeme nagu, kuhu nagu oota, istume korraks maha, mida me teeme nagu, mis asju me ajame siin, kuhu nagu, et mida, mis see inimelu, milline see inimelu 10 aasta pärast välja näeb, milline ta 20 aasta pärast välja näeb, milline me tahame, et ta välja näeks, millist elustiili me soovime, et inimesed elaks. nagu mis on milline elustiil, ma ütlen, milline elustiil toidab hinge või milline elustiil toidab seda
kuvandi, ego poolt ainult. Praeguses maailmas on see kuvandi pool on, see hinge pool on täiesti unarusse jäänud. Ma räägin nagu kollektiivis. See, kui hea ja lahke ja arvestav kui need omadused, nende osakaal praegu on kahjuks langenud. Vähemalt mina näen. Aga tulevik ei pea nii olema, tulevik võib teistmoodi olla. Jah, saame ümber lõkke kokku kõik maailma inimesed. Lähme arutame seda asja, mis me tahame, mida me tahame oma lastele, nagu mis meie tulevik, inimlooma tulevik, milline ta välja võiks näha. Vot, kõik head.